No nii, kallid vaatajad, tere tulemast, on üks mõnus teisipäevane päev. Minu nimi Kohver, minuga koos nagu ikka Evikal. Podaps. Ja oleme jõudnud suurepärase saateni osanumbriga 2. Nagu Janku kõrvad. Ja mis siis meil täna saates on? Meil on kõvasti tegelikult infot. Meie saate formaat muutub täielikult. Esiteks näiteks. Infot on kõvasti, aga üritame seda vähemaks võtta, nagu te palusite kõik. Siis me laseme teeme teile suuremaid võimalused valikuliselt, mida te kuulata tahate. Ehk siis production pool kõvasti muutub. Kõvasti tööd minu õlgadele. Eks ikka, jah. Keegi peab seda raske tööga ära tegema. Ja siis räägimegi üldiselt võib-olla nüüd formaadi muudatus kohe ära, et mis täpsemalt toimuma hakkab meil. Jah, ma usun küll, et ilmselt Imre jaoks on see uudis nagu siukene väga mesine. Et saab siukest, kui see on siis, Patti. jah, graafilise poole pealt töid rohkem teha. Täiesti. Puid paned mulle alla. Pane selle puid alla. Aga saated hakkavad toimuma tihemini ilmselt kui ainult üks kord kuus. Yes. Küll mõni kuu võib olla natuke vaiksem. Yes. Ühesõnaga me teeme saateid pärast siukseid suuremaid üritusi, nagu meil oli just ESL Cologne, DI5 või siis LOList siis Summer Finals. Jah, EU ja ENNA Summer Spliti finaalid. Ehk siis pärast igat siukest suuremat major eventi. Et siuke formaat on igast produktsiooniga läheb see kõvasti paremaks, nii nagu paljud inimesed palusid, et ei viitsime lolle nägusid passida siin 40 kuni tundi aega. Jutti, et siis tuleb lahedaid graafiksi. Imre hakkab õppima. Lisaks sellele on meil muidugi suurepärane au esitleda Soome graafikategija poolt loodud uusi siis logosid, mis näete meil ära. Lisaks sellele on meil ka uus logo loodud Boom eSportsi jaoks. Mille jaoks me räägime nüüd hiljem natuke. Tibak hiljem räägime veel sellest rohkem. Me võime nii palju vihks öelda, et see puutab CSGO-d, seega kes tahab kuulata sellest midagi, siis... Ja see on ka ilmselt Imrele väga hea uudis. Siis olge valmis nagu CSGO alast asja kuulama, et te klikiks kohe varsti ära siit lolli maastiku peale. Aga mis siis veel sellest saatest üritame paremini välja tuua, kui eelmine kord oli, on see, mida meie kolleegid Puhata ja mängida saates soovitasid, et me teeksime oma audioga paremat tööd, et ei oleks 2 klapis korraga, või ta ei oleks stereot, oleks mono. Saab tehtud. See saab ka tehtud kindlasti. Mis meil veel uut tulemas on? Peale selle, et me oleme samades kohtades, samad inimesed, nagu Imre enne saadet rääkis, et oleme vähemalt uus müts peas. Me oleme kuu peal. Seekord jah, me eelmine kord olime mujal. Ja. Ei oleme kuu peal. See kõlas väga halvasti. Kes teab, see teab. Kes teab, see teab, aga... Kas me siis alustamegi äkki? Jaa, aga... Sina kui meie CS-i tiimi... Ei, aga enne kui me CS-ist räägime, siis me peame ikkagi laskma vaatajatel valida, mida nad tahavad vaadata. Seega see ülesse kohe tekib meie pea kohale valikuvõimalus, kes tahab Dotat vaadata, kes tahab vaadata LOLi, kes tahab vaadata CS-i. Seega me anname teile mõned sekundid klikkimiseks, millist teemat te valida tahate. Ma arvan, et nüüd isegi JW oleks hakkama saanud sellega. See väike retardekid. Aga, lähme edasi. CS. Ja nüüd Boom eSport, millest rääkisime, on siis meie poolt võetud CS-i tiim. Ja pick-upisime või kuidas me otseselt ei pick-upinud seda line-upi. See oli mõlemapoolne siukene... See oli pigem siuke blending. Me sulandusime kokku E9-ga ühesõnaga. Nivel9-iga, kes on Eestis tuntud nimi juba... Võiks öelda, et 10 jagu. Äsja möödunud TTÜ teise koha võitja CSGO-s. Just, ja pärast seda TTÜ eSport 2015 saigi mõte siis luua ka Boomile CS-i tiim. Küll aga... Siis kanal nime siis ongi nagu Evikal juba ütles Boom eSports. Line-up siis TTÜ-lt tuntud Shox, Someone, Subsid ja Fronts ning 5 mängija, keda ei olnud TTÜ-l kohal, keda asendati Lens, kes on ka tegelikult see tiimi kapten. Ja Lens peaks olema tegelikult Eesti länni ja CS-i kalade jaoks tegelikult juba vana teada tuntud nimi.
nimelt minu arust juba, mina mäletan üle vähemalt siis, kui sina väike olid. 2008 aastast. Ma olin 18, ma olin nii väga väike. Võib-olla kaalud. Ega sa praegu ka väike ole? Praegu ma ei ole kindlasti mitte väike. Aga noh, laseme Evikali selle ühe shoti nagu võtta. Eks pärast saadet vaatame edasi. Aga mis on meie plaanid selle tiimiga? Me tahame selle tiimiga tegelikult jõuda võrreldes Eesti nagu teiste tiimidega võrdlemisi kaugele. Kindlasti üheks plaaniks on Dreamhack, mis on siuke väga kõrge level. See on niisugune ootus-tootus praegusel hetkel. Aga nagu ikka alustame tüüpiliste turniiridega ESEA, Star Series, SL, Faceit, siuksed üritus, kus saab väikest algkapitali tekitada ja vaatame, mis poisid treeningutel teevad ja üleüldse turniiridel. Ja siis nagu räägitud sai, Evikal on selle tiimi siis nii-öelda manager'iks. Yes. Hannes, Jürgen, Lens, Talde on kapten. Täpselt nii. Nii et 2 tähtsat nina on seal. Ja Frans tahtis kindlasti ära mainida siin saates, et tema on selle tiimi AVP main. Aha, no näed siis, Fransile väike shoutout. Minu tegemistest nii palju, et mina jään vähekene tahaplaanile rohkem tegelema igasuguste sponsorluste ja organisatoorsete küsimustega. Yes. Aga võib-olla nüüd liigumegi kohe pärast siukest meie enda uudist ESL Cologne'i juurde, mis... Kuhu me ilmselt varsti jõuame? Suured otsused. Aga ESL Cologne'i juurde, mis just äsja möödus, Cologne võttis aset siis Saksamaal, Kölnis. Kes... nagu nimigi ütleb. Täpselt. Ning äkki räägiksime ära, kes selle üritust meieni tõid kästeritena, et kästeritena oli meil kohal Joe Miller. Oli ka Tiimen. See oli minu lemmik Anders. See on lahe. Ka Semler ja Bansi. Ning analüütikute lauas siis võisime leida Kaplani, Machine'i, Fiflareni, Mosesi, Gaideni ning Henry G. Ja samamoodi Kaplan, võiks öelda, et lolli fännide või vaatajate seas tuntud olidki nii Jason Kaplan, Joe Miller kui ka Tiimen. Yeah. Joe Miller. Nagu teadest kutsuda palub. Aga põhimõtteliselt, mida me tahaksime nüüd uue formaadist teha, et kiiresti lase üle minna, mitte väga detailidest laskuda. Seega räägimegi ära, et mis oli sellel ESL Cologne'il väga lahe oli see, et seda finaali näidati kinos. Ning selle kogemustest me räägime natuke aja pärast. Käisime ka meie vaatamas, võiks öelda, et veerandi oma tiimiga. Täpselt. Aga enne kui me nüüd räägime, mis meil seal toimus, kuidas meil see meeldis, räägime üle, mis tegelikult toimus siis alates veerandfinaalidest. Kindlasti ma nüüd graafilise kunstiga tegelen siia meie nägude ette mingi laheda asja ka. Et veerandfinaalidest läksid siis kokku näiteks Envi ja Navi, kus edasi sai Envi. Veerandfinaalides mängisid veel DSM versus Kingwin, DSM võitis, mängis ka Virtus Pro ja Nipp, kus VP võitis Nippi ära, see oli minu jaoks üllatus. Ning viimases Fnatic versus Luminosity, kus isegi Fnatic esimese mapi 16-14 võitis, nii et Luminosity näitis ennast heas küljest. Oli close jah, ja oli tegelikult väga põnev mäng. Jah, kuidas edasi tiimid liikusid, Kohver? Jah, Fnatic, kui sa nüüd viskasid minusti tundmatus kohas vette, aga ei. Fnatic liikus sealt ka edasi oma 2-0 võidust Luminosity üle, võttis VP rajalt maha 2-1 seisul. Ja liikus sellega finaali. Nii see on, finaalides küll Fnatic näitas, mis puust poisid on Rootsi Vikingid ja 2-0 finaal ära võeti. Enmiasi vastu, kes siis tuli poolfinaalidest DSM-i võites 2-1. Just, ja Fnaticu poisid sellega koju viisid ka $100,000. Mis on suhteliselt palju, vähemalt sees koos maastikul. Mida suuremad majorid seda, või praegune Cologne'i major oli kõige suurema siis vaatajaskonnaga. Ja siis teine koht 50,000 Enmiast, DSM ja VP, kes jagavad siis 3. kohta, võitsid endaga $22,000. Ja lisaks sellele oli see siis Fnaticul 3. majori võit järjest. Nii et nad on ajalugu teinud. Mitte ükski tiim ajaloos CSGO-s ei ole võitnud 3 majorit järjest. Jah, nii et väga hea töö siis Fnaticu poiste poolt. Küll, aga ütleme,
kinos vaadates seda finaali, siis see esimene mapp, miks Envi käest, kuidas? Envi lihtsalt andis tegelikult selle asja käest ära. Täpselt, andis nii, et oleks rahulikult võinud minna see Majori võit hoopis koju Enviga. ja kolmandas mappi, mis oli Cobblestone. Aga kinos üldine kogemus oli tegelikult päris üllatav, kui tegelikult käima Eesti rahva sai tõmmata. Me isegi ütlesime, me võisime ühed, kes nagu üritasid seda mootorit käima tõmmata alguses. Jah, võib-olla tõesti. Seal oli veel teisi inimesi ka kindlasti seal saali nurkades, kes tahtsid ka kaasa tõmmata, aga tõesti inimesed läksid pärast lõpuks käima ja 2 saali oli täis. 2 saali. Kohal oli ka Hadedal, Šaudaino. Ja väga vinge oli tegelikult. Hästi palju ükseid nii-öelda siis võiks öelda semi-pro mängijaid oli kohal. Sperr oli kohal. Kes Sperri ei tea siis. Siis oli kohal ka teammate'ist Fates just nimelt, mul ei tulnud ta nimi meelde. Tahtsin öelda kogu Lensta kohta, aga ma pole kindel, kas Nüte oli kohal, aga võib-olla Nüte ka teammate'ist võis kohal. Ma päris kindel asjast. Võimalik on, võib-olla ta oli siis Fatesiga koos, ma Nütet nägupidi ei tea kahjuks, nii et Fatesiga koos keegi mulle vastu jalutus. Igastahes ja nüüd CSGO lõpetuseks näitame teile parimat klippi ja minu jaoks on kindlasti üks parimaid, mis tituleeritud, et minnes loaga relvavõitlusesse, nii et ärge kaugele minge jääge meiega. Was hard mentally to play that game. Come on, guys, it was a great match. You have to cheer for both teams in great matches like that. Talk me through, what was it like to play? It was hard mentally to play that game, but we... Guys, please respect for the finalists, second finalists, please respect them. Amazing words from Taz, amazing words. That's what makes this sport great. Talk me through, it was hard mentally. AWPs, Fnatic, they're ready to shoot some ducks as they cross the middle. It's going to be a challenge, and Apex not in this lifetime. He is destroyed. JW still alive. Kenny gets a kill on Crims. Flusher in the back lines. He's out of ammo. A knife is out. What's happening? Flusher, he's getting stabbed. He goes down. Enrique, he drops Flusher. It's going to be a 2v2. It's going to be for Fnatic to actually keep this bomb site. They heard the plan happy, tried to go aggressive, tried to rattle the shots through, but as you saw, MBK, he's going full on. He's just ready to pounce on through, and why would they slow down? There's the flash, that's going to catch Crims out. They're going to push on through. MBK gets one, but Crims with a spray down. He gets himself the triple, and Fnatic are not done yet. Can you believe it? What a spray down that was. It looked like he had absolutely no chance of those flashbangs. Comes back and gets a... Nii, aga me oleme tagasi ja jätkame juba lolli teemalistel asjadel. Ehk siis League of Legends. EU ja NA pidasid täpselt hetk pärast ESL One Cologne'i finaale, enda finaale. Nii et kui ma jõudsin parasjagu Lensiga koju, siis käis veel viimane mäng EU Summer Splitist. Miks sa Lensiga koju läksid? Ta viis mind koju ära. Because he's awesome like that. Because he's a gentleman, no? Yeah. Igatahes EU Summeri finaalid võitsid, nagu ikka arvata oligi, Fnatic. Seega Fnaticule topelt võit nii CS-i maastikult kui ka lolli maastikult. Ilus päev. Väga ilus. Aga Fnatic pidi alla vanduma 2 mängu Originile. Ja need olid selle spliti jooksul Fnaticu esimesed kaotused üldse. Seega kui me... Ja millist tööd on Fnatic teinud see? Tohutu töö. Kui me rääkisime eelmine saade, et Fnatic oli 12-0 tolleks hetkeks, siis nüüd minu arust on neil vist 16-2 siis seis. Mis ei ole ka spliti lõpus väga halb, kui sa ainult 2 mängu kaadanud. Mingi split oli 18-0 ju. Siis mängiti vist rohkem mänge lihtsalt. Ma arvan. Aga runner-up ehk siis teise koha peal platseerunud Origin X-Pekkiga eesotsas ei saanud piisavalt palju punkte kokku, et kvalifitseeruda otseselt siis Worldsile, millest tulenevalt sai sinna hoopis H2K Gaming. Ja Origin peab minema ja võitlema veel enda koha nimel. Aga
aga kuna teiseks tuli põhimõtteliselt, siis äkki lootus on. Väga lootus on favoriidid. Muidugi on favoriidid, on tugevad favoriidid. Originil ei lähe üldse kehvasti. Originil, no kui nad praegusel hetkel siis Summer Splitis jäid tegelikult teisele kohale, siis võiks öelda, et Fnaticu järel teine koht olla väga hea olla. Ja Fnatic teisest kohtadest rääkides siis SKT T1 või siis SK Telekom T1 järgi ka World Rankingus teisele kohale platseerub. Maailma teine parim tiim siis. Ja. Euroopast. Ja näed, seal isegi mängib üks eurooplane. Jaa. No okei, Yellowstar on ka peaaegu, et eurooplane on silmad suht lahti. Aga Yellowstarist rääkides siis korraks juba ka Yellowstar võitis ka MVP auhinna 2015. aasta EU LCS Summer Spliti siis MVP. Nii et meie poolt ka Yellowstarile väike mõmm ja respekt. Õnnitlused. Õnnitlused kindlasti. See on nii vaat. No kes teab, äkki ta on estofiil, äkki ta vaatab. Ühesõnaga tõmbab ennast pilve ja vaatab Eestis e-spordi saateid. Eesti keeles. Näiteks. Ja kuuleb neid hispaania keeles. Okei. Aga samal ajal, kui lõppesid ära EU Summer finaalid, siis koheselt algas otseülekanne Madison Square Gardenist. Üks maailma kõige populaarsemaid venuesid üldse, kus on Holyfieldi ja Tysoni match toimunud, kus Tyson hammustas Holyfieldi kõrva otsast ära põhimõtteliselt. Mõtle, kui sina mängiksid mingit lännifinaali Madison Square Gardenites. Ma võiksin seal kasvõi nagu lihtsalt koha peal olla, lihtsalt vaatajate seas, sest Madison Square Garden on nimi, mida ilmselt igaüks siin vähemalt, kui mitte Eestis, siis vähemalt maailmas peaks enamalt kõik teadma. Madison Square Garden, come on kuitid. Kes ei tea, siis Google, bless. Jah. Bless. Ja enne finaalid siis olid ka tulemusrohked. Ja tegelikult olid üllatavad, kus CLG tegelikult lüppsis nii DSM-i kui ka finaali ära ja võitis sellega finaalid. Nii et CLG võitis finaalid ja läks sellega edasi siis Worldsidile. Just. Nii. Ja siis see oli ka tegelikult fun, et DSM ja CLG kokku läksid, sest need on läbi aega tulnud siuksed nagu veremaaniliselt, vihamaaniliselt oma vahel. Finaalide ajal või ennem finaal näitas korraks ka Tyrust, jah, kes võttis siis selle intervjuu ajal mikri enda kätte ja ütles, et me ei karda mitte kedagi. Eelkõike me ei karda siis DSM. CLG. Ja CLG võitis 3-0. Jah. Räkt. See oli küll jah mingist eelmisest seasonist küll, et noh, see verevaen on nende vahel juba, paksu verd on nende vahel kõvasti. Kui me siin vahepeal rääkisime, et Fnatic on World Rankingus teine ja võitis siis enda Summer Spliti finaalid ära, siis CLG on maailmas 8 hetkel. Mis ei ole ka paha koht, kus olla. Ja. Maailma 8 tiim. Aga see vaatamata selle, et DSM kaotas siiski kogus piisavalt punkte ning CLG ja DSM lähevad mõlemad Worldsidele. Ja, sest DSM suutis koguda siis niivõrd palju punkte enda hooaja jooksul, et sinna jõuda. Ning siis ennast Impulse, Dignity ja Gravity lähevad play-offidele, et selgitada 3. tiim, kes siis läheb Worldsidele mängima maailmameistri tiitli peale. Ja see aasta on vist isegi nii-öelda Euroopa või Ameerika tseenil siis võimalus võita. Ja kui ennem sai räägitud, et EU-st oli Yellowstar MVP, siis ennast valiti MVP-ks Rush. Ja Rush, kui lava peale tuli, siis tuli tõlk kaasas. Nii et go NA. Teie mängid ei oska isegi teie keelt. Aga vähem heiti tuues meie päevakavasse, siis kõik nad võitlevad ühise eesmärgi nimel, et tuua koju see 32-kilone karikas. See on külmrelv või? See on põhimõtteliselt külmrelv, enamus neid poisse ilmselt ei jõua seda üles tõstagi, ma kardan. 32 kilo ikka on tegelikult. Huvitav, kui Rush peaks laskma tõlkida selle karika peal selle tekstiga ära, mis nii kirjutatakse, et saaks aru, mille ta võitis. Ma arvan, et ta saab karikast aru. Aga kellel veel huvi on, siis järgmine kuu peaks hakkama meil nüüd pihta Worldsid. Lollis. Grupi mängud, siis alagrupi mängud peetakse
trummipõrin. Mul ei ole trumme. Okay. Pariisis. See oli nii antiklimaatiline praegu. See oli tõesti antiklimaatiline. Aga Pariisis peetakse ja siis alagrupid. Sealt liigutakse edasi UK-sse. Poolfinaalid toimuvad juba siis Belgias. Brüssel, Expo, Brüssel. Jah, ehk siis Belgia. Yeah. Ja finaalid, mitte meist nii väga kaugel, isegi Saksamaal. Mercedes-Benz Arenal, mis on praegusel hetkel siis, kas ta oli praegult O2 või on ta praegu Mercedes-Benz M-kumb. Igatahes Berliinis toimuvad ja nii üllatav, kui see ka poleks. Worldsi ticketid või, ma räägin juba liiga palju inglise keelt. Worldsi piletid müüdi läbi minutiga. Ühe minutiga. Me mõtlesime ka Imrega alguses, et me läheksime koha peale, oleks vaatama. Mõtlesin, aeg on, et kes need piletid ikka ostab. Poivus, Iron. Aga nüüd on ainult võimalus meil meediatiimini kohale minna. Ma olen vist sellel Ameerikas kahjuks. Oh jaa. Yes you are. Ja ma lähen Boomile sponsorid leidma. Nii. Ja... Aga kuna ka lolli nüüd ära lõpetasime, siis näitame teile, mida näitame siiski teile parimaid klippe EU Summer Spliti finaalidest. Ja kuna ma juba CS-i koha pealt ütlesin, mis mu lemmik on, siis ma ei saa ütlemata jätta. See Rekelsi pentakill. Hoidke oma silmad lahti. Very easy dive. Now we see Amazing going to bottom in, and Yellowstar is in trouble. Yellowstar is in trouble. We can see Reckless, though, going to jump forward aggressively. I don't think that Descent is connected from Miffy. Teleport was cancelled by the max range hook! And that's going to be a kill here. Who will get it first? Yellowstar secures a kill for Fnatic. The Stars United is being channeled. Reckless is in full retreat. Give Reckless your power. It will not be enough. The Taunt will secure another one. 1-for-2 trades. What an absolute fantastically disgusting hook from Miffy predicting the flash, but it didn't account for the turnaround damage. Good read by Reckless. Soaz rides the lantern out, and the passive from Azir will keep the tower alive. Rainover was in trouble. There goes Yellowstar, another taunt. Who's looking for Miffy? Wild Growth will slow them down. Glitterlance connects as well. And Reckless plus that's a kill to Reckless rather. That's a double. He's looking for more. That's a triple. He's looking for 4. That's the quadra. He will get it. The reset forward. Looking for a pentakill. We're in Sweden. The Swedish gets a pentakill. Reckless is on fire today. He's jumping forward. He gets the kills. He wins the fight for Fnatic. Ja oleme tagasi nendest ämmastavatest lolliplaydest. Ma loodan, et teile meie uus formaat meeldib vähemalt, et me näitame teile natuke rohkem staffi, ülevaateid asju sinna juurde. Ja graafikat. Just. Aga nüüd kolmas saate osa nagu lubatud, kes klikkis saate alguses juba siia peale, siis tere tulemast esimese saate osa juurde, kuigi see on kolmas saate osa. Aga Dota 2 DI5 International 5 siis, kus prize pool meil oli ämmastav. See oli $18,4 miljonit. Kui täpne olla, siis $18,429,613. Ma olen sõnatu. Millest tegelikult Valve poolt siis oli pandud 1,6 miljonit algseks prize pool'iks ning ülejäänud tuli kompendiumi ostudest. See on hämmastav lihtsalt, mis summad inimesed välja käisid. Ja kompendiumi ostust läks ainult ju 25% sinna. No, täpselt. Nii et... Aga DI5 tuli kiiresti, möödus kiiresti ja räägi meile, kuidas ja kes selle raha koju viis. Aga enne seda, kui ma räägin rahadest. Miks sa rahadest taha räägid? See on nii palju. Siis Dota 2E või Dota E, kus see leht ongi, korraldas Eestis järjekordse Paapstombi. Nii et sai ka siis Dota 2 finaale vaadata sellises toredas kohas nagu on selle Pööning. Väga lahe oli, käisin seal ka koha peal. Mind kahjuks siis Tallinnas ei olnud. Siin vist jah tol hetkel ei olnud, aga Evil Geniuses selle esikoha endale koju viis. Ma küll kahjuks ei näinud neid kõiki mänge, ma pidin järgmine päev tööl olema ja magama minema. Ma usun, et Evil Genius selle 6,6 miljoniga, mis ta võitis, on
väga õnnelik. oi, küll ja veel. Teiseks tegelikult tuli siis väga suur üllatus. Enamus inimesi poleks selle elu sees osanud uskuda. International Wildcardi võitja CDC Gaming. Uskumatu. Nad tulid põhimõtteliselt mitte kusagilt ja jõudsid teiseks. Tulid mingid, kõik mõtlesid mingid no-namerid tulevad. Hiina Wildcard oli see. Kukuvad välja, aga ei, teine. Ja koju viisid 2,8 miljonit. Mitte, et see oleks üldse kuidagi väike summa. Tekka, saad aru, 2,8 miljonit. Aga ei läinud ka kolmandal kohal kehvemini rahalise poole pealt, kes nad siis LGD Gaming. Neil on lahe logo. Meenutab rongi. I like trains. Best. See on Scriptecus juures. Aga nemad võtsid endaga kaasa siis 2,2 miljonit. Mis ei ole üldse tegelikult paha summa. Me räägime 2,2 miljonist nagu see oleks kuidagi... Me räägime miljonitest, mitte ükski juba siin paha summa. No. Seda küll. Aga see tunne on siuke, et kolmas koht 2,2. Ja kuule, me oleme juba õnnelikud, kui me Go for Lollis võtame 100 eurot eest sellist. No. Seda küll. Ja neljandale kohale platseerus siis 1,5 miljonise rahakoti paksusega Vici Gaming. Ja, kõik mõtlevad, et kus kurat on Naavi, kus on Fnatic. Aga Naaviga juhtus siukene fun fact, et lower bracketis esimeses mängus kukkus välja Naavi ja ka Fnatic. Täiesti hämmastav. Esimene mängija, sa oled juba TF5-st läinud. Naavi, siuke nimi. No ega nad küll võitsid ka vist, seal oli mingi... Ma võin nüüd eksida, ma tõesti ei mäleta. Viimased kohad said suhteliselt vähe. Aga see oli mingi 48 000 just. Umbes nagu CSGO esimene koht. More or less. Aga tõepoolest, Navi välja kukkumine oli minu jaoks nagu tõsine, mitte nüüd pisarakiskuja, aga disappointment, siuke täielik pettumus. Ma ootasin Navi poistelt natuke rohkem, aga tuleb tunnistada seda, et nüüd on Tendi seal eesotsas midagi tegemas oma näopoolega. No, ta on lihtsalt nagu esindusnägu muu midagi. Ja ülejäänud tüübid ei oska suurt nagu enam vist mängidagi. Kui sa ennem rääkisid veel sellest, et CDC oli siukene Wildcardist tulnud uskumatu tiim, siis tegelikult teoreetiliselt võib öelda, et CDC võitis TF5, sest Evil Geniuses upper bracket finaalides kaotas CDC vastu 2-0 ja langes sellega lower bracketitesse, kus ta tuli uuesti välja siis finaalidesse ja siis nad võitsid 3-1 ära. Just, seega CDC on väga ohtlik tiim. No järgmine DI5 näha. DI6-is. DI6, jah. Täpselt, et ta huvitav, mis selle fond võiks olla mingi 20 miljonit. Ma kujutan ette, et kui meil oli nüüd DI4 oli 10 miljonit, seekord oli peaaegu 20 miljonit, kas see on 30 miljonit äkki? Eks see järgmine aasta näha. Aga milline kuradima uskumatu lava tegelikult sellel üritusel oli, no. Oja. Kui ma seda pilti nägin enda Facebooki feedis, ma oli, what? See oli hämmastav, see oli tõesti hämmastav ja... Kindlasti graafiline pool teeb meil see ilusa pildi sellest. Et ma isegi ei tea, palju see lava võis maksma minna. No ilmselt keib sinna teises selle 75% sisse mahutas, et saaks siis korraliku lava ja korraliku venue ja nagu ikka toimus ka see aasta Seattle'is. Jäi, go Gabe. Ja ka Gabe andis lava peal väikse intervjuu, vaid tegi siukse... Ülesastumise. Jah, rääkis natukene. Näitas ennast, tõi vahepeal kontorist välja. Aga iga Internationaliga, pärast igat Internationali siis tiimid muutuvad. Nii see on. Ja muutusid ka seekord. Ka võitjatiimid võivad muutuda päris tihti, nii et äkki sa võtad ette tiim, mis juhtus Team Secretiga, kus mängib meie oma Clement. Ex-Papi. Ex-Papi. Clement või ütleme siis pigem Papi. Ütleme Papi. Clement on liiga ment. Aga Papi oli ainukene, kes jäi tegelikult Team Secretisse alles pärast TI5-i, siuke roster change tehti. Hämmastav on see, et tegelikult eelnevalt pandigi kokku siis former Navi, former Fnaticu mängijatest siis Team Secret, mis tegelikult terve oma hooaja käisi omas. Ja kuidagi tšogiti ära TI5
nii et ainukesena alles jäi Papi, tuli talle juurde appi, ma tuleb Highlight Eye Mousesportsist ja Cloud9ist, Misery Cloud9ist, Wiha jah, Four Cloverist, Four Cloveri logo, kus on üks kõige hullemaid, ma loodan, et Evikal sellega Google'ile minu näo ette manab korraks. Ja Eternal Envy, ehk siis samamoodi endine Cloud9i carry. Päris uhke tiim tuli kokku. Ja kuna nagu näha, siis Cloud9ist tuli päris mitu liiget ära, siis Cloud9 tegelikult jättis oma tiimi maha, ütleme niimoodi. Ja samamoodi ka London Conspiracy, et tiim läks laiali neil. Saadetakse laiali need tiimid, kes võib-olla ei toonud nagu neid tulemusi, mis oodati. Kuigi arvestades seda summat, mis sealt ilmselt Orgale sisse toodi, ma arvan, et võiks enam saata laiali kõik CS-i ja LoLi tiimid ja siis pühenduda ennast lihtsalt Dotaga. Arvestades, mis nad CS-koos tegid, siis CS-ko tiimi võiks küll laialast. Jah. Aga Evil Geniuses, kes võitsid DI5-i tegid, ta ei tea, siis ükselne härrale nagu jah, on Aui 2000. Aga asemele võeti legendaarne Arteezy. Jaa. Nii et järgmine TI, kui Arteezy peaks veel mängima EG ridades, siis mina tean, kelle poolt mina vähemalt olen. Sest ilmselgelt enam Team Secreti veel loota ei saa. Wow. Okei. Sorry, Clement. Teise koha siis saavutanud No-namer. CDC. See on no-namer. Ja see on no-namer. Siiani no-namer. Tundub, et neil läheb hästi, sest EG-d nad suutsid võita, kõiki teisi nad suutsid võita, miks mitte jätta täpselt sama roster alles endale? Miks mitte, sest ilmselgelt järgmine aasta, kui oma roster on ja harjutab rohkem, siis tuuaks äkki koju see 18+ miljonit. No ma arvan, et 2,8 miljonit on alustuseks päris hea. On päris hea, et saad natuke aega bootcampida, jah. Ma arvan, et kui sa veel kusagil Hiinas pesid, siis äkki ostab endale mingi tornmaja ära selleks, et... No, täpselt. Just for the hell of it. Aga sellega on läbi meie 3. saate pool. Teeme selle saate lühema nii nagu kõik palusid. Ja täname ära meie sponsorid M-Kuubis kindlasti. Suurepärane uudistesait, minge kindlasti vaatama. Ka Kohver kirjutab sinna vahest artikleid. Jah, võite ka minu mingid kirjasule saadusi seal näha. Siis tegelikult tahaks ära tänada ka enda ühes toreda sponsori, kelleks on Suhkrumoll, kelle juurde me veel pole külla jõudnud, kuigi kindlasti on plaan sinna minna. Ka nemad korraldavad kusjuures mängud-õhtuid. Jaa. Ja seda siis ütleme, et mingi FIFA-t ja niimoodi, et seal on competitive pool olemas, nii et võib öelda, et see on e-sport. Jaa, ja siis tahaks tänada Skype'i, kelle ruumides me paikneme. Kes on meile endal siukse abistava käe andnud ruumide näol. Ning nagu sa Suhkrumollist rääkisid, et me sinna pole jõudnud, siis järgmiseks saateks me ilmselt sinna jõuame, sest me loosisime juba välja selle giveaway võitja, kes võitis Razeri mütsi, Aula Hiiremati ja särgi ning kes saab osaleda meiega projektis. Ning selleks isegi siuke üllataval kombel osutus Markus Kaev, kes on ka Eesti streamer Hot Fanta. Et Hot Fantas oled oodatud meiega tegema väikese intervjuu Suhkrumollis, me võtame sinuga ise vähendust. Jah, ja ma arvan, et siis võikski öelda, et kohtumiseni Suhkrumollis. Kohtumiseni järgmises saates. Boom. Peace. Boom.